15 punkti ülesanne, mis oli aastal 2005 matemaatika lõpueksamil. On funktsioon naturaallogaritm avaldisest 1 jagatud x-iga. Ja esimesena on vaja leida selle funktsiooni määramispiirkond. Ma korraks heidan pilgu ka õpilase lahendusele. Milline see nüüd oli? Siin vist. Või oli see lausa kõige viimane. Ja selle kohta on ta kirjutanud, ei oska lahendada, paluksin kogu ülesande lahenduskäiku, kui võimalik siis selgitusega. Ja seda nüüd siis ka teen. Määramispiirkond nii siis kõigepealt. Esiteks, me teame seda, et x ei tohi olla 0. Sellepärast, et kui x oleks 0, tekiks siin nulliga jagamine ja nulliga jagada saab ainult Jack Norris. Edasi me teame seda, et naturaallogaritm või üldse logaritm saab olema võetud ainult positiivsest arvust. Seega 1 jagatud x-iga peab olema suurem kui 0. Ja siit, kui me x-iga läbi korrutame, siis me saame, et x on suurem kui 0. Ja see ongi määramispiirkond. Võime seda niimoodi üles tähendada, et x on 0-st lõpmatuseni. Ja siia kast ümber ka, see on määramispiirkond. Ja seda avaldist on vaja ka lihtsustada. Kirjutaks siia alla või kõrvale. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis jagatise logaritm on logaritmide vahe. Seega naturaallogaritm avaldisest 1 jagatud x-iga on naturaallogaritm 1 miinus naturaallogaritm x-ist. Milline on naturaallogaritm 1? Naturaallogaritmi alus on e, mida me peame kasutama e astendajaks, et saada 1. Ühe me võime sel juhul ainult siis saada, kui me astendame 0-ga. Seega see on 0 miinus naturaallogaritm x-ist. Ja kuna 0 ei tähenda midagi, siis me saame miinus naturaallogaritm x-ist. Ja sellega on esimene alamülesanne lahendatud. Nüüd teine. Koostage funktsiooni graafiku puutuja võrrand punktis, mille abscissa on 1. Panen siia kirja puutuja võrrandi valemi. Y miinus Y0 võrdub K korda X miinus X0. Kus K on puutuja tõus ja X0 ja Y0 on puutepunkti, see ongi puutepunkt. Puutepunkti koordinaadid on need puutepunkt. See on nüüd üks valem, mida meil selles ülesandes läheb jõhkralt vaja. Me saame siia nüüd hakata vaikselt asendusi tegema. Küsimus on selles, et kuidas me leiame need Y0, K ja X0, sest Y ja X on nagunii võrrandis sees.
Y0 puhul on asi väga lihtne. Me paneme esialgsesse avaldisse x asemele selle absissi väärtuse. Seega Y0 võrdub. Ja nüüd ma kasutaksin seda lihtsustatud avaldist. Miinus naturaallogaritm 1. Ja me saame, et see on 0. Siin korraks mõtlen, et kas see miinus siin ees on asja eest või mitte, et võib-olla saaks selle isegi ära võtta. Korra kontrollin. Kalkulaator lahti ja ln näiteks 2. Ei, miinus peab ikka olema. Seega Y0 on meil nüüd teada. Meil on teada puutepunkti koordinaadid, need on 1 ja 0. X0 on siis see 1. No ma kirjutan sellega siia välja. X0 on 1. See oli meile antud. Ja kuidas me K leiame? K on esialgse funktsiooni tuletis kohal puutepunkti absiss. Milline on selle esialgse funktsiooni tuletis? Nii, miinus ln x-ist tuletis siin on meil tegemist korrutise tuletisega. Kaks funktsiooni, üks on -1 ja teine on naturaallogaritm x-ist. Korrutis. Ja korrutise tuletis on esimene tegur korda teise tuletis pluss teine tegur korda esimese tuletis. Nii esimene tegur on -1 ja naturaallogaritm x-ist tuletis on 1 jagatud x-iga. Ja kuna -1 tuletis on 0, siis siia rohkem midagi juurde ei tule. Ja nüüd on meil vaja sellist asja, nüüd on meil vaja K arvutada. K võrdub -1 jagatud 1-ga ja see on parasjagu täpselt nii palju kui 1. Ja nüüd on meil puute võrrandi jaoks olemas kõik andmed ja saame selle välja kirjutada. Y võrdub, 0 ei pea see Y0 asemele kirjutama ja -1 ei pea ka kirjutama, paneme lihtsalt miinuse ja siia siis x -1 ja see võrdub -x pluss 1. See on puutuja võrrand. Siia kast ümber. Nüüd kolmas ülesanne. On vaja määrata ruutfunktsiooni ax ruut pluss c avalduses kordajate a ja c väärtused tingimusel, et see leitud puutuja oleks ühtlasi ka selle uue funktsiooni graafiku puutujaks punktis, mille absiss on 1. No siin oleks võib-olla abiks see, kui teha siin üks pilt. Ma viskan siia nüüd ruudustikku endale, et oleks seda pilti hea teha. No näiteks punane värv sobiks siia hästi. Ja mingisugune vektor layer ka, kuhu peale on siis hea jooni tõmmata. Kus maani peaks seda tegema? Siit siis kuidagi, võite kui laialt ta mul praegu teeb seda, natukene liiga laialt, selle joone kitsema. Nii. Paneme näiteks siiani. No nüüd ei liiga kitsas. Natukene laiem.
et saaks tõmmata korralikult. No nüüd paistab küll välja. Ja rõhtsalt samamoodi. Nüüd on koordinaatteljastik paigas ja saame hakata siia kirjutama. Kõigepealt see nullpunkt ise, siis tähistused juurde, kus on Y-telg ja kus on X-telg. Ja kannaks kõigepealt selle puutuja siia. Me saame seda 2 punkti järgi ju teha, kuna tegemist on lineaarse funktsiooniga, miinus x pluss 1. Paneme x-i võrdseks nulliga, kui x on 0, siis y on 1. See tuleks nüüd tähistused juurde panna, oletame, et see on kohal 1. Et siin on meil 1 punkt ja teine punkt on seal, kus y on 0. Siis me viiks x-i teisele poole ja saame, et x on 1 seal, kus y on 0. Seega teine punkt on siin. Ja nüüd saame selle funktsiooni graafiku siia ära tõmmata. Nüüd tuleks jälle panna natukene kitsamaks, et see ei tuleks ülemäära lai. See tuleb siis siia ilusti diagonaalis 45 kraadise nurga all. Paneme teisele poole ka. Ja see on puutuja. Tegelikult oleks võinud selle siniselt teha üldse. Ma teengi selle siniseks ümber. Ei ole ju keeruline uuesti tõmmata. Sest et mul on varem siniselt märgitud puutuja võrrand. Siis on ju selge, mis on mis. Ja nüüd siia juurde selgitus, et see on y võrdub miinus x pluss 1. Nüüd see esialgne funktsioon, no see tuleb lõpuks ikkagi siia märkida ära. See esialgne funktsioon, see miinus naturaallogaritm x-ist. Ja kuhu nüüd see märgistada? Siin oleks äkki vaja mingit tabelit, sest ega ma seda peast küll ei mõtle välja. No me teame seda, et puutepunkt on siin, sest puutepunkti koordinaadid olid 1 ja 0. Seega siit peaks see naturaallogaritmi graafik läbi minema. No aga mis siis ikka? Teen tabeli. Võin, mul ei ole isegi vaja siin tabelit teha, ma võin kalkulaatoriga need ju välja arvutada. Näiteks miinus ln kohal 0,5. Palju me saame? Umbes 0,7. Umbes 0,7 ja see punkt tuleb kuskile siia siis. No me teame, et ta peab olema nullist suurem, seega alla nulli ta ei saa üldse olla. Vaatame, kus ta oleks kohal 0,25. 1,4 umbes. 1,4 on kuskil siin. Niimoodi, et see läheb järjest lähemale Y-teljele. Kus see oleks kohal 0,125. 2,1. No kuskil siin. Ja nüüd teisele poole ka.
kohal 1,5 on see miinus 0,4 ehk siis kuskil siin kohal 2 miinus 0,7 noh, paneksin veel siis 2,5 ka miinus 0,9 ja 3 miinus 1,1 ja kohal 3,5 on miinus 1,3 ja nüüd võiks siit selle joone läbi tõmmata kindla käega. Oi. Ei, selle ma tahan küll uuesti teha, et ma proovin siia teha. No jaa. Nüüd on vaja väga kindlat kätt. Ei saa ikka paremini. No, nii. Noh, umbes selline see on. See y võrdub miinus naturaallogaritm x-ist graafik. Ja nüüd oleks vaja veel siis need A ja C välja arvutada. Kuidas seda nüüd teha? Meil on teada, et nendel on ühine puutuja. Ja selle järgi me saaksimegi teada, me teame ka puutepunkti koordinaate. Seega sellel G-l oleks see K ehk tõus. Mis värviga selle võiks teha? Selle võiks nüüd rohelise teha. Tõus, selle G-funktsiooni tõus peaks siis olema selle G-funktsiooni tuletis kohal 1. G-funktsiooni tuletis on 2ax-i ja kui me x-i asendame 1-ga, siis me saame 2a-d. Aga kuna see puutuja on mõlemal funktsioonil üks ja sama, siis see tähendab, et see 2a-d on võrdne ju miinus 1-ga. Panengi siia 2a-d võrdub miinus 1. Seega a võrdub miinus 1/2. Nüüd on a leitud. Mis veel on vaja? Selle uue funktsiooni y0 on meil ka teada ju. See on sama, mis selle vana funktsiooni y0, sest nendel on ühine punkt. Ehk siis y0 on 0. Meil on teada y0, meil on teada x0 ja meil on teada k. Meil on kõik asjad teada. Et kuidas me selle c leiame? Aga niimoodi, et kuidas me y0 muidu leidnuksime? y0 võrdub ju a korda x ruut pluss c. Ja nüüd me asendame. Me teame, et y0 on 0. Me teame, et a on miinus 1/2. Me teame, et x on 1, ega me seda üldse ei kirjuta siia.
ja järele jääb C. Ja siit me saame, et C võrdub 1/2. Ja nüüd on meil teada see teine funktsioon täielikult. G kohal X võrdub -1/2 korda X ruut pluss 1/2. Ja sellega on ka kolmas alamülesanne lahendatud. Ja neljandast on meil veel puudu üks graafik, see on see roheline graafik. Ruutfunktsiooni oma, me võiksime siin leida nüüd kõik need vajalikud pidepunktid, mis sellel graafikul on. Me teame, et ta avaneb alla, seda me näeme X-ruudu negatiivse kordaja järgi. Üks punkt on meil teada ka, see on puutepunkt. Nüüd 0 kohad, see ongi see üks 0 koht ja kus oleks teine 0 koht. 1/2 X-ruut võrdub 1/2. Me jagame 1/2 läbi, siis me saame X-ruut võrdub 1. Seega X on 1 ja -1. Seega teine 0 koht on -1. Ma panen siia ka need tähistused peale, ei saa nii mööda küll kirjutada. -1 tuleb siia. See on teine 0 koht. Ja kus see graafik Y-telge lõikab ilmselgelt, siin on näha, et kohal 0. Ja kui me paneme X-i võrdseks 0-ga, siis me saame 1/2. Seega siiamaani läheb see graafik üles. Ja rohkem ei paistagi sellel olevat mingisuguseid pidepunkte. Seega me võime selle parabooli siia visandada. Ega see siin praegu ei peagi väga täpne olema. Ja see on nüüd GX-i graafik. Ja kogu seda kupatust me saame nüüd kontrollida GeoGebras. Panen siia kõigepealt selle esialgse funktsiooni sisse ln 1 jagatud x-iga. Ja nüüd oleks seda mõistlik suurendada parajalt palju. Me näeksime, mis siin toimub. Nüüd see on umbes selline nagu see joonis, mille ma tegin. Ja siia võiks tähistuse juurde panna. Et see on siis naturaallogaritm avaldisest 1 jagatud x-iga. Et nii. Siis edasi oli seda puutujat vaja. Võite, kas siia saaks ka puutuja otse panna. Puutuja. Saab panna punkt ja funktsioon. Okei, mul on siis vaja punkti kõigepealt. Kui me teame, et absiss on 1, siis ln kohal 1 jagatud 1-ga on 0. Ta tekitas siia sellise arvu nagu a. Nüüd me saame siia teha punkti, mis on 1 ja a. Nii see on siis puute punkt. Siia ka väärtuse 1 ja 0. Ja nüüd saab siis puutuja siia otse teha puutuja punkt ja funktsioon. Punkt A ja F tuli ilusti ära. Ja sellel peaks siis olema ka väärtus juures. Nii, see on selline. -x + 1. Ja lõpuks oli vaja
visandada see viimane funktsioon miinus pool x ruut pluss pool. Pluss 1 kahendik. Oot, ei, mitte pluss 1, vaid pluss 1 no mis asja, miks ta seda ei kirjuta nüüd siia? Jagatud, mul oli numlock ära läinud. Selline. Ja sellele samuti väärtus juurde. Nii, seda võiks natukene siin suurendada nüüd, et näha ainult seda osa, mis on vaja näha. Ülejäänu on kõik üleliigne. Saab päris palju veel suuremaks teha. Võib-olla sellest piisaks nüüd. Saab selle siia alla panna. Disaini küsimus nüüd olemas. Ülesanne lahendatud.